Nii, sellega me kõigepealt peame nummerdama selle tsükli ära. Ja tsüklil on niimoodi, et me lähme alati mööda seda tsüklit, et me ei lähe nendesse kõrvalharudesse. Et need kõrvalharud on kohe automaatselt kõrvalharud, et me ei pea otsima, kus see kõige pikem koht on, sest see tsükkel ongi see. Nii et meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Või siis põhimõtteliselt võib teha ka niimoodi, et siin on 1, 2, 3 ja nii edasi. Vahet sisuliselt ei ole, sellepärast, et 1 ja 3, igal juhul need kõrvalharud tulevad 1 ja 3, mis on sama suured, mis tähendab, et vahet ei ole kumb on kummal pool. Nii. Nüüd me peame tuvastama need kõrvalharud. Kõrvalharusid siin on 2 tükki ja need on need. Mis see on? Siin on 1 süsinik, nii et järelikult ta on metüül. Met siis sellest, et see on see 1 süsinik ja üül on siis see kõrvalharu lõpp. Nii, nüüd me peame panema need tähestikulisse järjekorda, aga kuna metüüle ongi lihtsalt 2 tükki, on ju, need mõlemad on metüülid, siis neid ei saa tähestikulisse järjekorda rohkem panna, sest need mõlemad on lihtsalt samal kohal. Nii, ja nüüd me saamegi hakata seda nime panema, et kõigepealt me kirjutame need kohad, kus need metüülid on. Nii et 1, 2, nüüd me kirjutame di, sellepärast, et metüüle on 2. Nüüd me kirjutame metüül, sellepärast, et tegemist on metüüliga. Ja nüüd tuleb selline koht, kus, kuna siin on tsükkel, siis me peame kuidagi märkima, et see on tsükkel. Nii et me kirjutame tsüklo. Ja nüüd me kirjutame, selle, mis ta on, heksaan on ju, sest siin on 6 seda süsinikku pikimas ahelas. Heksaan. Siin on see heks, sest siin on seda 6 süsinikku. Siis meil on see metüül on ju, 2 metüüli. Ja siis need numbrid on ju, et kus need metüülid on. Et need 2 on siin.